Esimese asjana siis tutvustaks uste avanemist. Põhimõtteliselt on kaks erinevat moodust või kolm erinevat moodust, kuidas avada. On puldid nuppudest, kinni lahti või võtad käed ennast kinni, uksed avanevad ja sulgemiseks põhimõtteliselt paneme siia kahe joone peale ja uksed lähevad kinni. Kolmas moodus on meil siis võtmest, ühesõnaga puldi sees on reaalne võti olemas, seda osa liigutad paremale, tuleb välja võti, millega saab siis uksi manuaalselt kinni lahti teha. Järgmisena tutvustaks pagasiluki. Ühesõnaga avamiseks on jällegi kolm erinevat moodust. Üks on siis salongis roolist vasakul, siis saab kinni kui lahti teha sealt ning siit pagasiluugi pealt number 2 variant. Vajutad nuppu, avaneb ja sulgemiseks on põhimõtteliselt nupp siis ka siin. Kolmas moodus põhimõtteliselt, kuidas saab veel pagasiluuki avada, on nupult puldi peal. Ühesõnaga seda nuppu peab siis reaalselt peal hoidma, et avada, peal hoidma, et sulgeda. Põhimõtteliselt käibki niimoodi, et hoiad peal, avaneb, pärast siis see vastapidi siis. Ja kaamera silm on siis reaalselt luugi peal siin. Ja soovituslikult siis puhastada alati niiske salvrätiga. Edasi siis pagasiruum. Ühesõnaga siit saab katet ära võtta. Soovitus oleks ikkagi alati seda peal hoida, vastasel juhul siis, kui toimub avarii, lendavad asjad siis ette. See siis takistab seda. Ja pagasiruumis siis põhja all siin on varuratas. See oleneb nüüd varustusest, antud varustusel ta siis on. Väike varuratas, tungraud, ohutuskolmnurk ning võtmete komplekt. Ja kate tagasi kinni. 12 volti pistik veel ja valgusti siis sisse lülitamisel siis hakkab tööle. Ning kate tagasi ja sulgemiseks vajutad nuppu siit. Antud varustusel siis on ka parkimisandurid taga. Ühesõnaga reageerivad siis objektile ja mida lähemal objekt tuleb, seda tihedamini piiksub ja ühtlane pinin tähendab siis 30 cm objektiivi, et siis juba stopp. Tankimisava on juhi pool, vasakul pool. Tankimisava saab avada sellest nupust, hoiad peal ja siin kõrval on olemas ka kapott kohe, et kapotti võib ka siit avada juba. Tankimiseks võib kasutada hübriidautodel ja bensiinimootoriga autodel siis bensiin 95-98, biolisandid ära märgitud siin ja mitte tankida siis diiselkütust. Ning avad korgi, hoiustad ta siia, tangid ära, paned tagasi, keerad senikaua, kui käib siuke väike nõks ja ongi kinni, valmis. Kapoti alt kasa. Kapoti avamiseks on hea meeldetuletus, siis või meelde jätta, et paremat poolt märgi juurest paned käe alla, siin on olemas kohe valits, saad avada ja alati fikseerid siis selle tikuga. Ainuke koht, miks siis kliendil on vaja siia kapoti alla tulla, on klaasivesvedelik. Ühesõnaga, kui saab otsa, siis täita, ülejäänud asjad põhimõtteliselt kontrollitakse, teostatakse siis vajalikud meetmed hoolduses. Et põhimõtteliselt midagi rohkem kontrollima ei pea. Ja hübriidautode puhul siis kindlasti meeles hoida, et akut siin all ei ole. Krokodillidega siis käivitamiseks oleks tarvis otsida see kate üles, avad selle, pluss klemm krokodillil läheb siia katte alla, siia külge ja miinuse võib panna siia külge. See on siis ekstreemolukord, juhul kui seda on tarvis. Nii. Sulgemiseks kõik ilusti tagasi ja lase kapotil kukkuda umbes nii kõrvalt. See on okei. Mis siin ees veel on siis radarid, ühesõnaga ühed radarid on siin märgi taga, see märk on sile ja ülejäänud 3 radarit on siis esiklaasi ja jälgida tuleks seda, et siis nad oleks puhtad, lumest, jääst, vastasel juhul nad ei tööta. Nüüd tulevesurit. Töötavad alati siis, kui lähituli on süttinud ja iga 5 kord siis pihustab uuesti tulevere. Salongist
Antud autol varustusel on siis manuaalne reguleerimine, edasi-tagasi siit eest, üles-alla see kang ja viimane kang on siis seljaruul. Ja rooli reguleerimine on vasakul pool kangist siis reguleerimisvalits. Ukse peal elektrilised aknatõstukid, akende blokeering, manuaalsed uksed kinni lahti ja peeglite reguleering. Ühesõnaga vasak, parem, üles-alla, parem, vasak. Ja siin lõpus on veel siis ühesõnaga valik auto peal, siis sulgedes peeglid jooksevad ise kokku, avades siis lahti. Ja siit saab ise veel manuaalselt valida, kas on kogu aeg kinni või lahti. Ja auto. Mis siin veel huvitavat on, siis ühesõnaga tulede puhul soovitame jätta alati siis autofunktsiooni peale seda joont. Et auto ise valib siis, kas sõidab päevasõidutulega, siis öösel või pimedal ajal lähisõidutuledega ja juhul, kui sa soovid, et kaugtulesid vahetaks ka auto ise, siis lükad selles asendis kangi ette ja lülitad selle nupu sisse. See nupp tähendab seda, et siia tekib A-tähega märk rohelist värvi. See tähendab seda, et radar hakkas tööle ja kui kedagi vastu ei tule, paneb auto ise kaugtuled peale, kui keegi tuleb vastu, võtab ise maha. Lisanuppudest veel siis koeme alune soojendusriba, soojendab koeme kummid lahti, et ei lõhuks ära. Rooli soojendus, soojendab siis roolilt nii paremat poolt kui ka vasakult poolt, kus hoiad reaalselt siis kinni. Ja kolmas koht, kus saad avada pagasiruuki ja sulged samuti. Rooli peal vasakul pool on valits ekraani jaoks. Ühesõnaga siit saad valida siis parem, vasak, üles, alla erinevaid funktsioone. Esimene siis on kütuse kulu ja palju saad sõita antud kütusega, mis on paagis ja saab valida ka üles, alla valikuid ja parem, vasak. Raja jälgimine. Raja jälgimise on-off nupp on teil siis siin. Ühesõnaga alati, kui kaldud joonele peale, siis ta kohe hakkab piiksuma ja kisub rooli tagasi. Ja juhul, kui häirib see funktsioon, saab siit välja lülitada. Veel edasi minnes paremale poole on raadiofunktsioonid. Läbitud distants palju võttis aega, siit saab valida ka allapoole, on energiamonitor. Näeb reaalselt ära siis, mis mootorid töötavad ja millal toimub laadimine. Rohelised jooned tähendavad alati laadimist, punased bensiinimootori tööd ja kollased elektrimootori tööd. Edasi minnes kõikide radarite seaded. Siit siis saab avada neid OK-nupu peal hoides. Avata siit, saate valida siis kas ta on sees või mitte ja kui tundlik ta on. Et alati soovitan siis hoida maksimaalse peal. Järgmine valik on siis kokkupõrke ennetus. Seda soovitame alati sees hoida, tema võib teie elu päästa. Et ta siis jälgib kogu aeg ees toimuvat, annab märku, kui on ohtlik olukord ja viimasel hetkel, kui auto tunneb, et sa ei pidurda, siis pidurdab ise. Parkandurid sisse välja. Märkide tuvastus ja nende kuvamine ekraanile kas jah või ei. Selle osa jätaks välja, tema siis, kui sa kasutab adaptiivset püsikiirushoidjat, sõidad 90, tuleb 70 märk, siis ta võib hakata drastiliselt pidurdama või vastupidi. Vehicle settings, siit alt siis saad reguleerida tagaluugi kõrguse valikuid, 6 valikut, ning helitooni siis ühesõnaga. Soovitan jätta maksimaalse peale, siis kuuleb ka kuvamane. Ning viimane valik siit alt on rehvi rõhud. Juhul, kui oled rehvi rõhkusid kontrollinud, siis saad siit nullida. Tagasi ja viimane valik on settings. Hoiad OK-nuppu peal, saad avada, saad valida keelt, eesti keelt siis kahjuks ei ole, on inglise keel ja ülejäänud keeled. Ja meter type all saad valida siis erinevad vaateid siit samast ekraanilt. Hetkel, mis me näeme, on analoog. Teine valik on siis digital. Et siit valige siis endale sobiv valik. Hetkel jätame niimoodi. Ja olemegi tiiru peale teinud. Salongis veel on oluline siis salongi valgustus. Door tähendab seda, et kui uksed on lahti, siis tuled põlevad. Kui paned uksed kinni, siis kustuvad ära. Lisaks siis oluline nupp on SOS nupp. Seda nuppu mitte kellelgi niisama siis vajutada. Sellega võib kaasneda trahv. Seda nuppu on vaja vajutada sel hetkel, kui sa oled sattunud avariisse, oled autos kinni ja ei saa autost välja ning turvapadi ei ole avanenud. Vajutades seda nuppu läheb siis GPS-koordinaadid häirekeskusele
teie poole võib hakata liikuma auto ja võidakse läbi kõlarite ühendust võtta. Seda nuppu ei pea vajutama siis, kui on avanenud turvapadi. Prillid, päikseprillid, peegel siis saab ise sättida paika. Siin taga on siis radarid, kaugtulede vahetus, märkide tuvastus ja raja jälgimine ja külje peal on vihmasensor. Vihmasensori puhul kohe räägime ära siis kojameeste kangi. Null asendist soovitan hoida talvel. Null asendist üks nõks alla tõmmates siis ongi vihmasensor rakendus ja kui vihm hakkab sadama, siis automaatselt hakkab tööle kojamees. Ja siit siis saab reguleerida, kui tihti ta töötab ja kui palju ta vett kogub enne, kui ta hakkab pühkima. Mida allapoole, seda kiiremini toimetavad kojamehed ja null asendis siis ei tööta. Rooli pealt paremalt. Siin on siis püsikiirushoidja kas adaptiivne või tavaline ja kiiruse piiraja. Kiiruse piirajad siis 90% inimesi ei kasuta, kasutavad siis kiiruse hoidjat, vajutad sisse. Juhul kui soovid hoidma jätta, siis vajutad set ja juhul kui sa oled kiiruse hoidma pannud, siis pluss-miinus saad 5 kilomeetri kaupa reguleerida. Cancel on maha või vajutad pidurit, läheb maha. Ja juhul kui sa soovid eelmist kiirust tagasi, siis vajutad reset. Alati valid siit nupust distantsi, korra käivitan auto käivitamiseks on vaja vajutada siis pidurit ja power nuppu ja hübriidauto puhul siis peab alati jälgima, et ready tuli sütiks. Tema annab märku, et auto töötab. Nüüd püsikiirushoidja puhul siit valid distantsi, soovituslikult siis 2 või 1, 3 on juba liiga suur vahe maanteel sõiduks, et endale sobiv valik, valige sealt. Siin on valik siis on-off raja jälgimiseks, kanalite vahetus ja mode erinevate valikute valimiseks raadio pealt. Edasi lähme siis raadioga. Kohe avaneb. Soovitame raadio puhul siis kasutada alati home vaadet, ühesõnaga vajutad siia nupule, siis tuleb alati selline pilt. Ühesõnaga näeb ära siis läbitust, selle keskmise kulu ja palju saab sõita antud kütusega, mis on paagis, telefoni andmed ja raadioandmed. Menu alt on võimalik valida kõiki nuppe eraldi, ühesõnaga audio, sources, ühesõnaga saad erinevad valikuid valida, mida sa soovid kuulata või kasutada. Lemmikut salvestage alati favoritesi alla, 6 lemmikut on võimalik salvestada ja otsinguid soovitame teha siis listi alt. Listi alla kuvatakse kõik raadiot, mis siis antud asukohas auto leiab. Siit valid edasi, juhul kui sa leiad endale sobiva raadio, paned ta siit mängima, lähed tagasi favorites, lemmikud ja juhul kui teda ei oleks, siis saad valida, kuhu soovid salvestada, hoiad peal ja salvestub piiksuga. Heli siis saad ise siit paika panna, juhul kui on soovi ja lähme menuga edasi. Telefoni ühendamine käib siis siit nupu alt. Ühesõnaga vajutad yes, eelnevalt siis ava telefonis settings ja Bluetooth. Juhul kui auto leiab teie telefoni üles, siis ta pakub ise teie telefoni välja või siis valite Toyota Touch telefoni valikutest. Küsib koodi, kui kood on sama, siis panete SEO ja ülejäänud küsimused siis saab sealt veel vastata või lubada. Edasi minnes veel äpid ja need on siis juhul, kui te ühendate telefoni ära. Siin on kaasa arvatud siis ka Android Auto, antud autol olemas juba. Valikuid setupi alt saab siis Smart Device'i alt ühendada, Apple CarPlay ja nii edasi. Setupi all on veel siis ka Bluetooth, kus siis näed ära sisestatud telefonid, lisada uut ja kustutada. Oluline koht kindlasti on veel ka Vehicle Customization ja Door Lock Settings. Siit me soovitame alati jätta siis esimese tööle, see tähendab seda, et kui auto liigub kiiremini kui 20 kilomeetrit, siis lähevad autouksed ise lukku ja lahti tegemise soovitame panna siis Shift to P. Ühesõnaga, nii kui panete parki peale, uksed lähevad ise lahti. Menu alt siis rohkem olulist ei ole, hübriidiautol siis kindlasti Energy Monitor võiks jätta siia pildina, siis ta tuleb see pilt samamoodi siia home vaatesse kaasa. Volüüm vaiksemaks kõvemaks ja on-off. Ohutuled siis on sellest nupust.
Temperatuuri saab reguleerida siit keerates. Kiirust, kui kiiresti puhub ja kuhu puhub, saab reguleerida nendest 3 nupust, aga soovitame kasutada autofunktsiooni, siis ta reguleerib ise, et kiiresti saavutada seda temperatuuri ja hoida. Välja ei soovita kunagi lülitada, las pigem õhk autos liigub. See nupp suunab kogu õhu esiklaasile, et esiklaas saaks udust või jääst kiiremini puhtaks. Siit nupu alt rakendub siis tagaklaasi soojendus ja küljepeeglite soojendus. Kui on puhtad, saab ise maha lülitada ja ta lülitub ise automaatselt ka välja mingi aja tagant. Siit on valik Eco, Fast, Normal. Suvel soovitame kasutada Ecot, jahutab rahulikumalt, kui tuleb kuuma autosse. Fast siis ventilaator kogu aeg kiiremini töötab, et saavutada seda temperatuuri. Ja Normal on siis see, et ta vähe kiiremini talvel pakub siis seda temperatuuri kui Eco. Siseringlus, välisringlus. See nupp siis lülitab välja 2 tsooni ühesõnaga, et las alati ta ikkagi töötab. Auto siis jaheneb või soojeneb kiiremini. Ja siia nupule vajutades saab kõrvalistuja valida oma temperatuuri. Ja juhul, kui tema läheb ära, siis vajutad siit Linuxi maha, taastab selle, mis oli juhil valitud eelnevalt. AC konditsioneer hoida sees aastaringselt, suvel ta jahutab, talvel viib välja niiskuse, mis jalgadega autosse tood ja kuivatab salongi. Istmesoojendused on siit, aeglane soojenemine, kiirendus soojenemine, kõrvalistuja sama lugu, veojõu kontroll sisse-välja, 12 volti pistik, USB ots telefoni ühendamiseks. Luxury Plus varustusel on siis telefoni laadimisvõimalus juhtmeta siin olemas, seda nuppu sisse vajutades, kui tuli sütib, siis saab telefoni siia peale panna, hakkab laadima. Ja lülitad välja, siis ei lae. Käigukängi valits on siis siit, eest otsast nupu vajutades saad liigutada käiguvalitsat, park on park, käik on väljas, rattad on blokeeritud, R on tagurtüvi käik, alati sütib või tuleb ka pilt raadioekraanile. Joonte puhul võib meelde jätta siis, et esimene joon on 1,5 meetrit autost, teine joon on 50 cm autost ja punane joon on 30 cm autost. Vampri äär on siit siis näha. Siit saad valida jooni ja vaadet. Valitsevalt järgmine on siis neutral, seda siis otseselt kasutama ei pea, ja drive, et sõita edasi. Ja drive'ilt vasakule tõmmates pluss-miinus saad käiku valida siis manuaalselt üles-alla. Antud nupp on siis elektriline käsipidur, tema läheb alati maha, kui sa oled valinud drive, alati läheb ise peale, kui sa valid park, et otseselt kasutama ei pea. Seda nuppu siis kasutatakse enamasti linnas, vajutad sisse, sütib armatuuris rohelist värvi samasugune märk ja foori taga seisma jäädes, kui vajutad vähe tugevamini pidurit, sütib kollane hold kiri, see tähendab seda, et auto jääb ise pidurit peal ja võid piduripedaali lahti lasta ja juhul, kui soovid liikuma hakata, siis vajutad lihtsalt gaasipedaali, pidurid lähevad ise maha. Sõidurežiimid Eco, Normal, Sport. Eco on ökonoomne, auto on vähe uimasem, Normal on siuke standard, mida inimesed kasutavad, vähe erksam ja Sport on kõige erksam. Ühesõnaga vahetab käiku hiljem, gaasipedaal on erksam, aga kütusekulu kõrgem. Ja 4. režiim, EV Mode, seda saab kasutada ainult siis, kui on bensiinimootor soe, aku täis, vajutad nuppu, saad sõita 2 kilomeetrit elektri pealt. Aga juhul, kui olete aku tühjaks sõitnud, mis siis tarvis on, kütust, pidurdamist, ühesõnaga tegelikult kokkuvõttes ta võtab sama palju, kui sõidad lihtsalt normal mode'is.